Meie töö seisneb busside puhtuses. No ta on füüsiliselt ikka, ega ta kerge ei ole. Sügisene aeg ja kui on need vihmased ilmad, siis on ikka päris hullud. Tallinna linn on andnud viimastel aastatel sotsiaalsete töökohtade näol tööd ligi 2000 inimesele. Kriisi alguses mõtlesime selle peale, et kuidas võimalikult palju inimesi töökohtadele aidata, kiiremini ja kõige rohkem seda võimalik teha ühistranspordis. Tallinna autobussikoondis on viimastel aastatel sadadele inimestele tööd pakkunud. 2010. aasta alguses pakkus Tallinna autobussikoondis tööd 354 inimesele, kes olid tööjõuturul hammasrataste vahele jäänud. Kui rääkida nüüd sotsiaalsetel töökohtadel töötavate inimestega, siis loomulikult nad on ühelt poolt tänulikud selle eest, et neile on võimaldatud üldse tööd teha. Kui nendega räägiksid tänased valitsuse liikmed, siis nad mõistaksid oluliselt rohkem seda vajadust inimesi aidata ja nende töökohtade tähtsust. Vähemalt nälga ei sure, elad ära. 2 valikut oli, kas võtan selle töö või lihtsalt. See on veel hullem, kui ma seal prügikastide vahet käin või minu meelest see on veel hirmsam. Või töötuna istun kuskilt sotsiaalmajas või. No kui me räägime sotsiaalsete töökohtade vastukojast ühiskonnas, siis kindlasti esimesed emotsioonid tekkisid selle pinnalt, et varem sellist asja Eestis ei olnud. Nende töökohtade loomise algusest on suhtumine oluliselt muutunud. On aru saadud nende töökohtade vajadusest ja on nähtud ka ühelt poolt seda, et nad on vajalikud nende inimeste aitamiseks, aga teist poolt on saadud aru ka sellest, et nendel sotsiaalsetel töökohtadel töötavad inimesed aitavad ka kaaslinlasi. Enam on neid, kes mõistavad, et see tegelikult aitab tervet linna, mitte ainult neid inimesi, kes sotsiaalsetel töökohtadel töötavad. Reisijad on päris üheselt märganud, et Veerem on muutunud puhtamaks. Kui ennem sotsiaalsete töökohtade loomist busse koristati õhtul, kui buss siis juba liinilt tagasi garaaži tuli, siis praegu iga kord, kui buss jõuab taas kord lõpppeatusesse. Kui me räägime bussi koristajatest, siis veel kord, et nende inimeste töö tulemust on ühistranspordis näha ja seetõttu ka mõistetakse nende vajalikkust. Päris tihe ikka tamp on peal. Ikka õhtu said läbi küll. Ega ei saa öelda niimoodi. Eks ilm ka ja kõik see väljas töö, kõik see väsitab ja omakorda. Ja füüsiline töö on ikka täiesti, ega see ei ole niisama. Et sa lehvitad tõesti põiki. See niisama ei ole, jah. Päris kindlasti on neid, kes jätkavad ja seda eelkõige nüüd busside koristajate osas. Ühtlasi oleme me ka sotsiaalsete töökohtadel töötanud inimeste hulgas juba tänaseks päris mitmed inimesed võtnud alaliste töölepingutega Tallinna autobussikoondisse tööle ja lisaks sellele on meie juures need rasked ajad üle elanute hulgas päris mitmed leidnud oma erialast tööd ka mujal tööjõuturul. Muidugi ühelt poolt tahaks loota, et majandusolukord paraneb ja vajadus sotsiaalsete töökohtade kui selliste järgi kaob ära, aga nii kaua, kui neid on vaja, nii kaua me kindlasti ka tulevikus laiendame neid valdkondi, kus inimesi kasutada. Mina olen eluaeg kõike töid teinud ja ei võib küll teha, täitsa midagi hullu küll ei ole. Jah.